Kui lubate, siis kutsun teid nüüd üles järgmisele tegevusele. Minu käes on mikrofon ja seda mikrofoni ma jagan kõigi täna siin olnud superviisorite ja coachidega. Iga ühele neist on planeeritud 1 minut selleks, et rääkida, kuidas nemad märkasid, kuidas nad täna kaasa töötamist nägid, kuidas läks meeskondadel. Ning kui lubate, siis ma alustan siit kohe esimesena Esky ühingu esinaiselt. Ole hea, Helena. Nii. Ole hea. Ei räägi. Parem. Natuke parem. Läheb paremaks. Kõige parem. Okei. Mina tahan lihtsalt tunnustada mitte ainult oma lauda, vaid kõiki, keda ma nägin, et minu pilgu läbi te töötasite hästi tõhusalt ja kasutasite oma aega efektiivselt. Ma korjasin üles mõned tähelepanekud laudkondadest, kus ma mööda käisin. Me rääkisime hoiakutest alguses ja tuli välja, et hoiakute õpetamisel on tähtis isiklik eeskuju. Need küsimused, mis tekkisid, et mis on õpetaja tööriistakastis, et anda seda isiklikku eeskuju ja kuidas tunda end tugevamana, kuidas ise areneda selles teemas. Teine teema, mis oli oluline õpetajatel, oli sotsiaalsete oskuste õpetamine. Et küsimus oli, kuidas õpetada asju, mis võib-olla ei ole selgelt defineeritavad ja mis on siis meie haridustoodete kataloogis kättesaadaval, et sellised ülesanded paremini välja tuleksid. Ja tekkis hulk küsimusi. Minu jaoks põnev küsimus oli, kas probleemile otsa vaatamine teeb probleemi keerukamaks või muudab selle hullemaks. Küsimus oli ka, et kui me räägime muutmisest, kuidas märgata siis seda, mis peaks jääma ja mida tuleks hoida ja eristada seda sellest, mis ei tööta ja mida tõesti tuleks muuta. Küsimus, kas muutusi toetab tehniline programm või inimlik kohalolek. Ja õpetaja jaoks oluline küsimus, kui ma töötan õpilaste ja lapsevanematega, kuidas siis tulla toime erinevate tunnetega. Need olid küsimused, mis jäid õhku ja millel ei ole ühest vastust. Ja kokku tahan öelda toreda mõttevälgatuse ühelt siin viibijalt, et ühised mõttetalgud panevad protsessid liikuma. Aitäh! Aitäh, Helena. Ja ole hea. Ja sõna järgmisele. Ester, ole hea. Mina olin, olin lauas number 13 ja aitäh, see on väga hea number. Et ma olen väga tänulik, et sain võimaluse siin olla, sest et ma ei ole olnud hulka aega nii kuidagi südamliku, sooja, sõbraliku tööõhkkonna keskel, et minul ei olnud siin sellel päeval nagu mitte midagi teha peal selle, et minna õigeks ajaks sööma ja tulla jälle tagasi. Et siin oli igaühe panus ja seda vaatamata sellele, et olid niivõrd super ettekannet. Et ma usun, et kõik lähevad nagu väga heade ideede ja asjadega tagasi, et jõudu, aitäh! Aitäh! Ma võtan siit mikrofoni. Ja järgmine kolleeg on Tarvo Tendel. Ole hea, ma toon kohe mikrofoni. Siit ka hea järgmisesti. Aitäh! Ka minul on väga hea meel näha, et tavaline konverents, mis on olnud istumine, valdavalt on asendunud hoopis sisulise tegevusega ja seda on tõesti rõõm näha. Ja minu poolt ka aitäh, et ma näen väga kõvat kaasatöötamist ja kaasamõtlemist ja arendamist ja ma kujutan ette, paljudel on pead päris väsinud praeguseks hetkeks. Üks kolleeg mul läks ära, pidi varem ära minema, endis mulle omakorda paberitükki, et paar mõtet edasi anda. Et siin on tohutult inspireerivad ettekanded olnud, hästi põnevad mõtted, mõttevälgatused, mis on tekkinud, meetodid, viisid ja kõik on kuidagi üleval. Ja sealtpoolt tuli ka see, et aga kas ma ikkagi tulen toime sellega?
et kas mul on piisavalt toetust, et sellega toime tulla, et minna tagasi hakata tegema, sest tegelikult praegu on selle teema üles tõstatamine, praegu on motivatsioon üleval aga tegelikult töö alles algab. Et kuidas me reaalselt neid muutusi teeme. Ja mina proovisin ennast jagada 3 laudkonnaga nii vähe, kui seda ajaliselt oli võimalik ja oli ka lõunal võimalus rääkida erinevate inimestega ja läbi teema, mis ma kokku võtta, on see, et muutused on vajalikud. See eesmärk on iseenesest väga selge, aga on 2 teemat. Üks on see, et muutused tähendab alati ebakindlust ja vastupanu, eks on töö inimestega ehk õpetajatega tihti. Ja teine on see, et juhtide osas ehk organisatsiooni juhtide osas, kuidas seda muutust läbi viia, nii et see asi toimiks. Ehk siis 2 varianti või 2 poolt asjast. Kuidas toetada õpetajaid, kellel on tohutult palju asju õlgadel, nad on uues situatsioonis, need on uued ootused. Teine see, et kuidas siis toetada seda organisatsiooni muutust. Ja selles osas, ma usun, meie superviisorid ja coachid saavad aidata. Aitäh. Aitäh Tarvole. Ja ma lähen kohe siit edasi. Aino, kas võid olla järgmine? Kas võid olla järgmine? Aitäh. Õhtupoolikul kõigil on juba mõte kinni jooksmas, seega olen konstruktiivne ja püüan 3 lausega öelda, mis meie lauas räägiti. Hommikuselt sessioonilt jäi kõlama see vastuolu selles jadas, mille nimi on lasteaed, kool, ülikool ja siis need juhtivad asutused. Ehk et kui ka kool jõuab juba uutele radadele ja asub kaasa mõtlevaid ja iseseisvalt mõtlevaid inimesi koolitama, siis ühel hetkel kriteeriumid, mille järgi selle kooli headust otsustatakse, ei ole need. Kriteeriumid on jäänud sinna vanasse kinni ja see on midagi, mille ümber mõelda. Teine, hästi kõnetas läbikukkumise kultuuri tekitamine, et see on midagi, mida meie ühiskonnas tegelikult ei ole. Läbikukkumine on tabu, seda ei ole, seda ei tohi, aga et seda kultuuri oleks vaja kasvatada. See annaks julgust. Ja 3, sujuv meeskonnatöö, see meeskond siis, kes on lapsed, lapsevanemad ja õpetajad. Et nende vahel oleks kaasav ja üksteist toetav kontakt. Aitäh. Suur aitäh, Aino. Nii. Ja sõna järgmisele kolleegile, Maire, ole hea. Minu 4. laudkond oli väga natuke ei kuule. Töine. Ei olnud mingit muret, et kuidas asjale laheneda. Ja nägin siin lauas nii asjalikku tõsidust kui naeru ja pakiliste teemade lahendusi. Et minu arust paistis siin väga hästi välja see, et kuidas konverents on üles ehitatud, et sai soojeneda teemadele, mis on olulised ja tunda meeskonna toetust siin. Et üks oluline mõte siit ka selles mõttes, et vanematega koostöö on küll väga vajalik, aga nad toovad väga palju määramatust ka kaasa, millega siis tuleks lastega töötavatel persoonil siis hakkama saada. Ja muidugi koostöö, et see on üks oluline mõte, mis jooksis siit läbi, et õigete inimeste valik enda ümber. Aitäh teile. Aitäh. Ja. Ene, ole hea, sõnajärg sulle. Minu nimi on Eve ja mul oli ka suur rõõm toetada ja kaasas olla 3 väga unikaalse meeskonnaga. Ja kui ma neid iseloomustaksid, siis ma ütleks, et nad on väga põhjalikud, leidlikud, innovaatilised ja mis mulle kõige suuremat rõõmu valmistas just see, et nad on valmis ületama mugavustsooni läve, mis on väga keeruline. Mina ise võtan kaasa ka ebaõnnestumise mõtted, et võib-olla panna kirjagi
igas meeskonnas ebaõnnestumise lood, mida visata prügikasti, aga prügikast jääb alles. Ja missugune mõte jäi lauast kõlama, võib-olla ka kogu konverentsile, et need head praktikad, mis on juba olemas koolides, lasteaedades, et nad saaksid kuidagi viseeritud ja omavahel jagatud kas või koostööpäevadena. Suur aitäh, Eve. Ja palun lähme edasi. Karin. Aitäh. Ma ei hakka kolleegide mõtteid enam üle kordama, nii paljud mõtted on täpselt samamoodi meie laudkonnas kaasas. Võib-olla ehk nii palju, et rääkides väga mitmete ja paljude erinevate inimestega täna, siis mida jagati, öeldi seda, et sellisel viisil pole koos käidud või pole koos mõeldud. Ehk siis sama mäletate see 5. printsiip, mida paljud üles tõstsid, see koostöö tugevdamine. Ehk see, millega täna alustati, sellega võiks ka siis edasi minna ja jätkata veelgi süvitsi. Nii et peale alla selle 7 I mudeli, siis me tegime 3 M mudeli, ehk meie meeskond mõtleb. Aitäh! Aitäh! Suurepärane. No palun. Tere! Et mina püsisin siis kogu aeg selle laudkonna juures, kuna lihtsalt oli nii põnev, et ma ei saanud siit eemale, kuigi oleks võinud ka natukene mõnda teist laudkonda toetada. Samas pean ütlema, et need 3 meeskonda, kes siin laua ümber olid tegelikult väga iseseisvad. Nad said suurepäraselt hakkama oma ülesannetega ja ütleme, päeva esimeses pooles tuli selliseid ratsionaalseid ja loomingulisi lahendusi nendele ülesannetele, aga mis nagu, ütleme, mis oli nagu uudne, mis siit kaasa võetakse, on vast see 7 I mudel, mis pärineb ju tegelikult ärimaailmast, et ta võib-olla siis haridusasutustele oli uudne. Aga tunnustati üldse uusi ideid, mis tänasel päeval siin välja toodi, ja tegelikult on üsna kõrge valmisolek kohe neid uusi mõtteid rakendada praktikas. Nii et ma arvan, et meie laudkonnal läks hästi. Ja, nad ütlevad jaa. Suurepärane, aitäh. Ja palun, Neeliku. Tere, mina olen Neeliku. Põhiliselt toimetasin siin 11. lauas ja minu meelest need inimesed siin olid küll väga mõelnud muutustele, valmis tegutsema nendega ja olid ka natukene selliseid probleeme päriselt muutuste käivitamisega, ka lahendusi ja sain liikuda ka teiste laudade vahelt ja mul sellised märksõnad, mis siit tegelikult välja tulid, olid seotud kõige rohkem ikkagi sellise koostöö, meeskonnatöö suhtlemisega, et ükskõik, kas see siis puudutas kooli tiime, ennast, õpetajaid, lapsevanemaid või lapsi. Ja mida siis, ma toon siis kõigepealt paar probleemi ja siis paar sellist positiivi lahendust. Et toodi välja seda, et õpetajad on tihtipeale mugavustsoonis, et need muudatused võivad ju tekitada hirmu, kui me ei tea täpselt, kuhu me läheme, siis on hästi hirmus minna oma tavaelust välja. Siis teine oli, mis toodi kuidagi välja, oli laste suhtlemisoskus ja ilmselt tegelikult natukene ka see meeskondade omavaheline, et kuidas me saame üksteisest aru tegelikult tulid siin. Ja siis sellise hea praktikana tuli välja ühe tiimi poolt see, kuidas soodustatakse seal sellist õpetajate loomingulisust ja oma praktikate jagamist ja minu meelest enne seda, kui siin räägiti sellest, et eksimine on iga uue asja juures hästi selline hea asi, siis siin tegelikult tuli ka välja, et selles meeskonnas ei ole inimestel hirmu eksimise ees, sellepärast, et see on nagu protsessi täiesti loomulik osa ja võib-olla sellepärast need asjad nii hästi toimivadki. Ja et just see loomingulisuse märksõna jäi väga tugevalt kõlama. Aitäh! Kas on mõni superviisor veel saalis, keda ma hetkel pilguga ei näe? Pire!
Piret Pristol, kes ka oli ennem kella 3 pidi olema järgmises kohas, kirjutas mulle kokkuvõtteks ühe sellise väikese 2 rea. Olenemata hariduskontseptsioonist ja paradigmast on kõikidel aegadel hariduses töötanud väga head koolmeistrid, tänu kellele on meil õnnestunud kasvatada natuke paremaid inimesi. Ta soovib, et kõige rohkem jääksid konverentsilt meelde, et tuleks hoida ja luua toetavat keskkonda koolmeistritele. See on olnud tema sõnum.